Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas alustada suurema programmeerimisülesande lahendamist. Seekord keskendume siis failist järjendisse lugemisele. Teeme seda näidisülesande 100 aakri mets näitel, mille täpsema kirjelduse leiab programmeerimise õpikust. Siin õpikus on siis selline osa nagu kokkuvõte ja siit leiab ka 100 aakri metsa. Sellise suurema ülesande puhul on oluline jagada lahenduskäik väiksemateks osadeks. Ülesande lahendamine saab koosneda erinevatest mõttelistest osadest. Selleks võiks olla ülesandest arusaamine, andmete lugemine failist, funktsiooni koostamine, tingimuslause kasutamine, funktsiooni kasutamine ja testimine, silumine. Et kui te vaatate siin ülesannet, siis te näete, et millistest osadest see programm koosneb ja vastavalt võiks siis selle lahenduskäigu osadeks jagada. Selles videos vaatamegi sammu, kuidas lugeda failist andmeid järjendisse. Seega, meie siis teeme sellise programmi, mis küsib kasutajalt faili nime, kus on siis eraldi ridadel maatükkide pindalad aakrites. Ja siis loeb failist metsatükkide pindalad. Et see faili sisu on ka siin all näha, selleks on fail andmed.txt ja seal on siis 4 sellist arvu. Selleks, et saaksime failist andmeid lugeda, tuleks meil avada fail andmetega. Minul on see juba arvutisse salvestatud nimega andmed.txt. Avame siis siin Tonis selle salvestatud faili. Selleks tuleb siit alt valida tekstifailid ja mul on selline fail nagu andmed.txt. Et tuleb siis kontrollida, et siin poleks üleliigseid ridu ja ega üleliigseid tühikuid kuskil lõpus. Ja nüüd ongi küsimus. Mis tüüpi andmetega on tegu? Kas tegemist on sõnedega? Kas täisarvudega või ujugama arvudega? Tuleb siis veenduda, et see fail oleks samas kaustas programmi failiga. Aga loomegi siis programmi failiga. Teie võite valida file new, minul on see siin juba olemas. Ja salvestame siis selle programmi samasse kausta failiga andmed.txt. Nii et file save as ja mina panen selle nimeks mets. Ja mul on selline kaust nagu prog1 salvesta. Kui nüüd failid on valmis tehtud, saame hakata programmi kirjutama. Kuidas siis failist lugemist teha? Vaatame siis õpikust peatüki failist lugemine. Selleks võtame siit andmevahetus, lihtne kasutajaliides ja lugemine failist. Ja siin on ka üks selline lihtsam näide, kuidas seda teha. Failist lugemiseks on meil vaja siis kõigepealt faili nime ja tekstikodeeringut ja seejärel rida haaval sisse lugeda. Ning lõpus ka fail sulgeda. Meie eesmärk on lugeda need read siis järjendisse, selleks peame siia looma ka juurde järjendi. Küsime siis kasutajalt faili nime. Faili nimi võrdub ja inputiga saame siis kätte faili nime. Sisestage faili nimi. Koolon ja tühik. Nüüd, nii nagu me vaatasime, faili avamiseks tuleb see siis salvestada muutujesse. Fail võrdub open. Paneme siis siia faili nimi ja paneme igaks juhuks coding võrdub UTF-8. See on siis täpselt samamoodi, nagu me tegime siin. Kuid nüüd enne, kui hakkame failist järjendisse lugema neid, tuleks meil luua järjend, pindalad. Loome siis järjendi pindalad ja loome siis sellise tühja järjendi. Ja nüüd käsklusega for rida in file saame need read siis ükshaaval sinna pindaladesse juurde lisada. Pindalad.append on siis käsklus, millega saab järjendisse lisada elemente ja rida. Nüüd, mis tüüpi need andmed siis on? Kuna siin on siis sellised punktid, siis nimetatakse neid ujukoma arvudeks. Nii et meil tuleb teisendada siis see ka ujukoma arvuks. Float rida. Ja kuna siin failis on ka reavahetused, siis igasuguste selliste reavahetuste eemaldamiseks paneme siia ka käskluse strip. Ja ega siin rohkem polegi. Sulgeme ka faili.
file.close ning väljastame siis tulemusega ekraanile. Print, pindalad. Proovime, kuidas see töötab. Salvestan ja käivitan. Sisestage faili nimi. Meil oli selleks siis andmed.txt. Ja näeme, et ekraanile väljastatakse need pindalad. Kuidas siis need pindalad saaks ükshaaval ekraanile väljastada, et nad ei oleks sellisel järjendina komadega ja kandiliste sulgude vahel? Selleks on üks hea võimalus kasutada samuti seda konstruktsiooni for in. Ehk siis vaatame elementaaval for l in pindalad. Ja kui me nüüd ekraanile väljastame need elemendid, print l, siis saamegi ekraanile kõik need elemendid ükshaaval. Kustutan siit vahelt selle ära ja teeme selle uuesti. Andmed.txt. On näha, et ekraanile väljastatakse need siis kõik üksteise alla. Sellega on siis see ülesanne lahendatud, aga vaatame veel, kuidas sisse lugeda siis ka faili, kus on sõned. Teeme selleks uue faili ja paneme siia siis sellised metsaelanike nimed nagu Puh, Iah, Notsu, Jäänes ja Öökull. Kõige suure tähega. Ja salvestame selle faili ka sinna samasse kausta metsaelanikud.txt. Fail save as, tekstfail ja metsaelanikud.txt. Ning proovime siis selle ka siia programmi lugeda. No tegelikult me saame kopeerida kõik selle sama. Ja ma lisan selle siis siia lõppu. Ainult nüüd me peame vaatama, mis me siis siin küsime. Kõigepealt küsime siis metsaelanike faili nime. Kodeering jääb samaks, sest seal on täppidega tähed ja UTF-8 sobib selleks. Siis meil on vaja järjendit metsaelanikud. Ja siia järjendisse siis lisame kõik read. Metsaelanikud.append. Ja nüüd tuleb siin vaadata siis, mis me siia jätame. Ilmselt seekord on tegemist siis sõnedega. Ja sõnede puhul seda float'i siia ümber pole vaja. Nii et lisame need read siis siia metsaelanikele. Ja väljastame siis need read ka ekraanile. For L in metsaelanikud. Nii et kui teil nüüd oleks täisarvud, siis teil tuleks siia panna int. Aga praegusel juhul sõnade puhul peaks see töötama. Proovime, salvestame, käivitame. Kõigepealt oli meil siis andmed.txt. Ja teine on siis metsaelanikud.txt. Nii et tundub, et töötab ka see kenasti. Sellega on meil siis see programm valmis. Suure ülesande puhul tuleks nüüd järgmisena liikuda edasi funktsiooni koostamise juurde, mis arvutaks metsa juurdekasvu. Seda aga vaatame järgmises videos. Aitäh vaatamast ja head nuputamist ning seda esimest osa saate siis kasutada 100 aakri metsa ülesande lahendamisel.